Tere! Ilmselt on kõik kuulnud midagigi Eesti oma eeposest Kalevipojast ja et see koosneb regivärsist, kuid kas te teadsite, et tegu pole üldse mitte tavalise regivärsiga? Olen Ekke Kaarel Rand ja räägin teile regivärsist, kuidas seda kasutati ning kuidas see tänapäevani on vastu pidanud. Kui otsingumootorisse sisse lüüa regivärss, saame teada, et tegu on Läänemere soomlaste vanema rahvalaulu eestipärase nimetusega. Sisuliselt, et tegu on algriimilise rahvalauluga vägagi sarnaselt soomlaste runolaulule. See tekitab omakorda huvi veel sügavamale minemast, et uurida, mis siis võiks olla regi- ja runolaulude algelisemad ühisosad, kui neil peale asukoha ja nimetuse on ka erinevusi. Internet oma lõputus sügavuses jätab meid muidugi pealiskaudsesse rahvalaulu tähenduskeerisesse. Hää küll, vaatame siis kõigepealt selle läbi. Rahvalaul on lauldav või kõnelähedane rahvaluule teos. Iseloomulik on rahvalaulude mänguline, tantsuline, töö või tavandiga kaasnev esitus. Eristatakse lüürilist ja eepilist rahvalaulu. Vanimad on itkud ja loitsud. Eesti vanem rahvalaul on regivärsiline, uuem lõppriimiline. 19. ja 20. sajandi algul olid mõlemad samaaegselt kasutusel. Ka selles tähenduses on mainitud regivärssi, kuid suuremat lahtiseletust ta ikkagi ei saanud. Asume siis ise asja kallale. Regivärsiline laul ehk regilaul moodustab keskse ja omapärase osa Eesti rahvalaulust. Lisaks algriimile ja parallelismile on sel ka eriline värsimõõt. Varemalt saime teada, et regilaul on omane kõikidele Läänemere soome rahvastele ja selle tekkeajaks loetakse nii umbes 2000 aastat tagasi. Sellele omaselt teame ka, et regilaulus esines arhailist mõtteviisi, pikki sõnavorme ja omapärast helikeelt. Nagu eelpool mainitud, siis üldiselt koosneb regivärss algriimist ehk sõnade alghäälikute kokkukõlast. See jaguneb omakorda 2, alliteratsiooniks ja assonantsiks. Esimene tähendab alguskaashäälikute kordamist, näiteks punased pihlakad, märjad metslased. Teine loogiliselt võttes algtäishäälikute kordamist, näiteks oskaks Oskar oda loopi. Viimase näite puhul oleks mõned regivärsi uurijad öelnud, et tegu on täis algriimiga, kuna selles korduvad nii täis kui ka kaashäälikud. Lisaks algriimile on täiesti tavaline leida regivärsis parallelismi. See sisaldab endas siis mõttekordust, kas peavärsi korduses või mõtte lahti seletamises või ilustamises. Siiski polnud selle eesmärk lihtsalt mõtet korrata, vaid läbi selle mõtet tervikuks kujundada. Viimase olulise omadusena saab välja tuua regilaulu värsimõõdu, troheilise värsijala liikumise. Maakeeli tähendab see, et tegu on 2-silbilise rütmiga, millest rõhk on esimesel silbil. Regivärsile väga omane on umbes 8-silbiline värsimõõt. Kuigi see kõik kokku kõlab väga tehniliselt, on tegu suhteliselt arusaadava värsivormiga. Valisin seda kõike kokku võtma Minna Koki sisse lauldud Joodiku kojukutse. Ükskord oli norimisi, illus poiss, triirilla, traaralla, triiritirallalla, kõrdsin seie, kõrdsin jäie, laulise kõrdsi laua peal, triirilla, traaralla, triiritirallalla, seal tuli kutsi ja jolle veel sõnadu ja akna all, triirilla, traaralla, triiritirallalla, tule nokku norimisi, nõrguku nõrka poissi, triirilla, traaralla, triiritirallalla. Sõsar sul kottun kooleman, sõsar kottun kooleman, triirilla, traaralla, triiritirallalla. Lastad võtta kool tõnen, tõne sõsar perra jääs, triirilla, traaralla, triiritirallalla.
Ükskord oli norimisi, nõrka poissi, triirilla, traaral, triiritirtirallalla. Kõrdsin seia, kõrdsin jäi, laulise kõrdsi laua peal, triirilla, traaralla, triiritirtirallalla. Siis tuli kutsi ja jolle veel sõnadu ja akna all, triirilla, traaralla, triiritirtirallalla. Tule nokku norimisi, nõrguku, nõrka poissi, triirilla, traaralla, triiritirtirallalla. Veli sul kottun koolemaan, veli kottun koolemaan, triirilla, traaralla, triiritirtirallalla. Lastad võtta kooltenen, veli koolestene jääst, triirilla, traaralla, triiritirtirallalla. Ükskord oli norimisi, illus poiss, triirilla, traaralla, triiritirtirallalla. Kõrdsin seia, kõrdsin jäi, laulise kõrdsi laua peal, triirilla, traaralla, triiritirtirallalla. Siis tuli kutsi ja jolle veel sõnadu ja akna alla, triirilla, traaralla, triiritirtirallalla. Tule nokku norimisi, nõrguku, nõrka poissi, triirilla, traaralla, triiritirtirallalla. Ime sul kottun koolemaan, ime kottun koolemaan, triirilla, traaralla, triiritirtirallalla. Nokkyl olluku minna, nokkyl olluku minna, triirilla, traaralla, triiritirtirallalla. Ime koolest tõistessa, triirilla, traaralla, triiritirtirallalla. Leian, et antud laulus oli suhteliselt hästi välja kuulda regivärsile omased tunnused, aga ka natuke harvemini esindatud refrääni, mida pigem leiab Lõuna-Eestist. Sellest aga kohe varsti lähemalt. Kuna meie kõige esimene märge millestki värsilisest pärineb 1587. aastast, milleks on vanasõna Hiiumaalt, siis on raske täpselt öelda, millest varem lauldi luuletati. Olgugi, et kõik nii vanaga töötamine on sisuliselt spekulatsioon, võib arvata, et põhiline eesmärk sellel oli siiski hoida ja anda edasi teadmisi, kogemusi ja hoiakuid. Siiski ei saa eitada võimalust, et lauldi ka oma lõbuks ja meelelahutuseks. Tavaline oli, et mõni varemalt maagiline toiming, nagu näiteks lastelt valu ära loitsimine varesele valuga, liikus edasi lastele ja need tegid sellele sarnaselt ise laule ja mänge, mis siis pöördusid loomadele, nagu näiteks lepatriinu lenda ära või kuremäng. Seda sama mustrit võib näha ka töölauludes, mida lauldigi selleks, et töö kiiremini liiguks ja endal huvitavam oleks. Mulle meeldib mõelda, et mõned laulud-lood mõeldi välja koha peal, kui parajasti oli mõni üksluisem töö või muu tegevus käsil. Vaadati ja kuulati, milline töörütm oli ja jutustati peale, kas siis kirjeldav lugu või kujuteldi ette, kuidas tööst edasi head paremat saab. Sellega seoses peeti väga lugu sõnaosavatest ja tugeva häälega laulikutest, kuna sobivate sõnade leidmine vastavalt olukorrale nõudis head mälu, kiiret taipu ja ka teatavat sõnaosavust. Arvan, et pea kõik regivärsi baasil olevad laulud-luuletused on pigem jutustava sisuga. Algriimi ja parallelismi koostöös on natuke isegi vältimatu, et jutustamise käigus maalitakse terve lugu valmis. Sellele toetudes võiks arvata, et regivärs on luulevorm, mis ei saagi end täielikult ammendada, kuid kahjuks on aeg näidanud selle esialgu vaikset ja hiljem kiiremat liikumist vähem tähtsaks. Juba 19.–20. sajandil, kui suur rahvalaulude kogumine pihta hakkas, oli näha, kuidas mujalt Euroopast pärit laulud ka meie regilaulu on mõjutanud. Näiteks refrään kui lauluosa on vaikselt naabrite lauludega meile imbunud ja seepärast on seda ka Lõuna-Eestis kõvasti rohkem kirja pandud kui põhjas. Maismaa kaudu oli ju kergem ja kiirem liikuda kui vett mööda. Lisaks oli tavaline traditsioonilisele regilaulule hakkas ilmuma ka isikupärasemaid regilaule. Tänu suulisele edasikandmisele said ka need osaks traditsioonist, aga raske on kindlaks teha, milline on isikuloomingu osakaal traditsioonilises regilaulus.
Siiski tänu kirjapandule ja laulude vahelisele võrdlusele saame vaadata, millised värsid sagedamini või harvemini korduvad. Mõned kogujad pidasid vanade algtekstide moonutamist või nendega improviseerimist halvaks mäluks. Teised jälle arvasid vanade laulude kordamist igavaks ja üksluiseks ning isikulisi lisandeid uudseteks ja värskendavateks. Üldiselt polnud lauludele juurde improviseeringud liiga erilised ja keegi, kes mingi looga läbi ja lõhki tuttav polnud, ei oleks vast aru saanud, et tegu oli moondusega. Siiski oli näha uuenemise märke, kui kasutusele tulid sõnad, mida varem polnud regilaulus kohatud. Siia juttu kergelt illustreerimaks Hindrek Tammi laul Imed. Sõitsine vennikene, sõitsin vennikene, sõitsine tüki Türgimaada, natukesega Narvamaada, poole ilma Pohlamaad. Ei näinud seda imeda, mis nägin nässu peressa. Härjad auksid koerad küntsid, tüdrukud tegid regesi. Naised raiusid rattapuida, isa härjalikke puid. Vanal targul tarvis puida, koputasid kodarapuid. Mehed kõndsid kõrsuteeda, viinapiekrit piussa, õlle kannud kaendelis, õissid kõrsi õlle peale, laulsid kõrsi laua peal. Mida aeg edasi, seda enam hakati eelistama regivärsile uuemaid poeetilisi võimalusi. 19. sajandi algul hakkasid levima Eestis teiste rahvaste laulude tõlked ja nende laulukombed imbusid kähku ka regilauludesse. Sellest sündis välja, natuke ka ajastust tingitult, Eesti regilaulu kui vormi õilistamine ja tekkis uuem niinimetatud pseudoregilaul, mis vormilt oli sarnane regivärsiga, kuid teemalt ja sõnakasutuselt oli hoopis teine. Paljud haritlased pidasid seda kehvaks matkimiseks, kuna rahva ehtsale regivärsile oli väga oluline kontekst, milles seda kasutati. Lisaks kasutati liiga palju ka kaasaegset eesti keelt ja sellega seonduvaid norme. Ka siis, kui Kreutzwald sai Kalevipoja valmis, oli peamine reaktsioon, et 19. sajandi Eesti haritlaste regivärsi tunnetus on täielikult kadunud. Selle mõttekäigu peamine katalüsaator oli sõnastusstiili moderniseerimine. Võrreldes rahvapärase regivärsiga olid Kalevipoja lause ehitused liiga pikad ning kasutusel olid ka kõrvallaused ja uueaegsed väljendid, kuigi viimased rahvas peagi omaks võttis. Sealt edasi süvenes regivärsse rahva romantilisus, sentimentaalsus ja luulelembus ja kujundite nagu mässavad merelained ja õitsevate roosipuude järk-järguline kasutusele tulek. Siiski uus looming rahva seas liiga hästi vedu ei võtnud, kuna pseudoregivärssi hakati kirjutama isamaalisuse kasvades ja selle kujundkeel oli vastavuses moega, siis mõnel üksikul laulul õnnestus mõnda aega nii-öelda vooluga kaasas käia ja silma paista, kuid moe muutusel need laulud kähku surid. Tänapäeval vaadatakse Kalevipoega siiski kui teost, mis on oma eesmärki täitnud, mitte kui regilaulu haledat imitatsiooni. Selle siht oli kohe algusest peale näidata maailmale meie rahvuskangelast läbi rahvalaulu ning too eesmärk sai kindlasti teostatud. Mõnda aega tagasi, kui polnud veel uut pärimusmuusika lainet peale tulnud, siis ilmselt oleks paljude tavainimeste teadmine regivärsist kui luule või lauluvormist piirdunudki teadmisega, et Kalevipoeg oli ju nõnda kirjutatud. Regivärs kui ilukirjanduse vorm tuli kasutusele ka peale Kreutzwaldi. Ehkki eesmärk muutus, jäi põhiline samaks. Rõhutada päris oma ja juurte juurde jääda. Regivärssi vaadati kui Eesti identiteedi võrdkuju ja rahvusliku iseteadvuse allikat. Paljud luuletajate regivärsi kasutamised olid vihjed Eesti identiteedile,
Näiteks 70. aastate üleelamiseks tunti vajadust millegi vanema ja vastupidavama järele. Soome-ugri juurtega regilaul sobis selleks päris hästi. Vähesed kahtlesid veel regivärsi ilukirjanduslikus potentsiaalis. Douglas oli üks, kelle arvates ei vajaka naiivsusest, et regivärssi õigesti imiteerida. Semper jälle leidis, et parallelism polnud enam aktiivse rahva psüühika jaoks kohane. Öeldi, et regivärss ajaks luule ummikusse, et selle aja teadvus ei sobi regivärsiga. Mõttekordused oleks liigne ilutsemine või tunde hõrendamine. Regivärsi vorm oli selleks ajaks juba nii läbi uuritud, et neile, kes sellega tegutsesid, oli kõige olulisemaks kriteeriumiks tehniline täius, et luule oleks võimalikult üksühene maitsepärasele originaalile. Johannes Aavik näiteks idoliseeris Põhja-Eesti regivärssi ja soomlaste Kalevala värssi ning üks hetk kirjutas regivärsilise ballaadi Öösaladused. Gustav Suitsu, kes Aavikuga sel teemal kohati vaidles, kirjutatud ballaadi Lapse sünd vaadatakse kui kõige õnnestunumat regilaulu imitatsiooni. 20. sajandi algul olid koolides rahvalaulu valimikud, millega õpetati regilaulu õiget vormi selleks, et see ikka püsima jääks. Loodeti, et selline õpetamine teeb laulud omasemaks ja selle vormilise kirjanduse kergemini vastuvõetavamaks. Hiljem, 20. sajandi lõpul, 21. sajandi algul, loobuti täiusliku vormi nõudest nii uuemas loomingus kui ka näiteks Kalevipojas. Pigem nähakse vajadust suhtumise õpetamist sellesse, kui et peensuste valdamist. Põhiliseks peeti pärimusliku sõnastuse hoidmist. Leiti, et iga kõrvalepõige sellest tekitas võõrastust. Et kodusem tundus luule, kus vorm polnud ehk kõige veatum, kuid temaatika ja sõnavara langesid kokku pärimuslikes regivärsidest tulevaga. Rahva jaoks oli regivormil sama taust nagu kirjanikel. Vihja ajaloole, millelegi jäävale, midagi jürkset, aga samas nostalgilist. Soov lihtsuse poole, selle juurde põgenetakse moderniseerumise eest. Kirjandusega võrreldes on rahva loomingul palju vähem piiranguid. Loobutud on vorminõuetest, alles on jäetud veel need, mis aitavad värsi jalgu täita nagu maied või alled ja nii edasi. Algriim on asendunud lõppriimiga. Peamiseks tunnuseks peetakse eeslauljat ja koori. Noori õhutatakse kaasaja temaatilisi regilaule kirjutama, et mingilgi määral seda vormi huvitavamaks teha. Lisaks veel vemmal värsilik ülesehitus ja kaasaegne regilaul on laadilt sama pseudoregilaulu ja uue rahvalauluga. Ametlik folkloristika seda siiski päris rahvalauluks ei pea. Nendel on olulisim minevikuline tuhandete aastate vanune regilaul ja tükiti hiljem siis massiliselt levinud lõppriimiline rahvalaul. Peale vaadates tundub, nagu oleks vahepeal toimunud regilaulule katkestus. Võib oletada, et vormi üleanalüüsimine ja õigsuse peale surumine tapsid iga noore, kuid natuke vale regivärsi sünni. Seepärast vaadatakse Eestis alles jäänud regisaari, Kihnut ja Setumaad väikest viisi austusega. Siit ka järgmine laul Kihnust nimega Uni, tule silma peale, Anna Kösteri esituses. Äiu, kõssi, äiu, kallis lapsukene, maga suureks Mariani, kasva suureks Karjani. Uni tule uigates, tukk tule tiede kõndides, magamine marsides. Tuni tule uksest aknas sisse, tuleme te lapse kiigu sisse, tuleme te lapse silme sisse. Aga mis meitel maksab magamine, uni ei anna uutta kuuba. Magamine mani särki, uni meiti suada pulkuma, magamine marsima. Praeguseks hetkeks on lõppriim sisuliselt vältimatu vahend. Algselt soodustas seda vaimulik, hiljem ka ilmalik kirjandus, naabritelt laenatud viisijupid, aga ka regilaulu sisesed sõnapaarid.
Lisaks aitasid vormi muutumisele kaasa ka trükitud laulikud, kes rahva suust kuuldu võtsid, parandasid, lihvisid ja lõpuks rahvale uuendatud ja mõnikord ka riimistatud kujul tagasi andsid. Mõned mõtted on läbi käinud, et peaks tänapäevaste regilauludega sarnaselt käituma. Vastupidiselt küll, kuid see sarnaneks liiga palju Kalevipoja paranduskatsetega. Olgugi, et teoreetikud on korduvalt rõhutanud, et riimid ja stroofilisus ei kuulu regilaulu juurde, on paljudel tegijatel sellest suhteliselt suva. Väikese erandina saab välja tuua Kristjan Kirsfelti paroodia Kalevipoeg 2.0, mis olgugi, et sisult äärmiselt ropp, on suutnud hoida temaatikat ja algriimilist vormi läbi terve teose. Sellised lükked võivad tavainimesel kõik sassi ajada. Ühest küljest regivärssi ülistatakse, kui midagi ääretult eestlaslikku, teisest küljest tehakse maha ja pilatakse, parodiseeritakse seda. Taoline käitumine paneb mõtlema, kas regilaulul on enam sellisel kujul kohta tänapäeva keskkonnas. Olgugi, et Kalevipoega piibli pähe ei loeta ja traktorist Vilja lõikuse ajal regilaulu ei laula, pole vorm kui selline ega ka viis siiski kuhugi kadunud. Igapäevases levimuusikas on kuulda juppe vanematest arhiivisalvestistest, aina rohkem on näha soovi minna tagasi pärimuse juurde, eemale kiiresti arenevast keskkonnast ja seeläbi, mis sest, et natuke vigaselt, proovitakse jällegi jäljendada nii käitumist kui ka laulu nii nagu vanasti.